Mõtle korraks hetkedest, kus sa tõesti kuulasid kedagi. Mitte lihtsalt pealiskaudselt, vaid nii, et sinu tähelepanu oli täielikult keskendunud. Need on sageli need hetked, kus avastad midagi uut. Kas teise inimese maailmast, enda sisemaailmast või olukorra sügavamatest nüanssidest. See tarkus, et kuulamine ja vaatlemine võivad pakkuda rohkem kui rääkimine, on võti, mis avab ukse sügavamale mõistmisele. Rääkimine on sageli meie esimene refleks. Kui keegi jagab midagi, tahame reageerida, pakkuda oma arvamust või kogemust. Aga mida me sellega kaotame? Me kaotame võimaluse mõista, sest oleme liiga keskendunud sellele, mida järgmiseks öelda. Kui me aga laseme vaikusel täita ruumi ja pühendume kuulamisele, siis mitte ainult ei kuule me sõnu, vaid ka nende taga peituvat tähendust. Kuulamine ja vaatlemine on nagu peegel. Need peegeldavad meile maailma nii, nagu see päriselt on, mitte nii, nagu me arvame, et see on. Kui vaatleme ilma eelarvamusteta, hakkame märkama pisiasju, mida enne ei näinud. Kellegi kehakeel, toon, millega räägitakse, või isegi pausid, mis ütlevad rohkem kui sõnad. Need pisiasjad on tihti need, mis loovad tervikliku pildi. Mõtle ka sellele, kuidas vaatlemine rikastab meie elu. Kui võtad aja märgata, kuidas tuul liigub läbi puulehtede või kuidas valgus muudab päeva jooksul värve, siis koged hetki, mis on täis ilu ja inspiratsiooni. Need hetked võivad olla vaikselt kohalolekulised, kuid samas tohutult mõjuvõimsad. Tööelus on kuulamise ja vaatlemise oskus lausa strateegiline eelis. Juht, kes tõeliselt kuulab oma meeskonda, suudab teha paremaid otsuseid. Loov inimene, kes jälgib maailma avatud meelega, leiab inspiratsiooni kohtadest, kus teised seda ei leia. Ka keerulistes olukordades, kus emotsioonid on laes, võib ainuüksi kuulamine rahustada õhkkonda ja viia lahenduseni. Kui rääkimine on nagu noatera, mis lõikab otse punkti, siis kuulamine ja vaatlemine on nagu vesi, mis voolab sujuvalt takistustest mööda ja leiab lõpuks alati oma tee. Vesi kogub jõudu ja sügavust, olles kannatlik. Samamoodi koguvad kuulamine ja vaatlemine elutarkust ja mõistmist, kui me anname neile võimaluse. Tõsi, rääkimine on vajalik ja oluline osa suhtlemisest, kuid selle jõud peitub tasakaalus. Kui räägime vähem ja kuulame rohkem, hakkavad meie sõnad kandma suuremat kaalu. Sõnad, mis tulevad sügavast kuulamisest ja mõistmisest, on alati mõjusamad kui need, mis tulevad pelgalt rääkimise vajadusest. Kuulamise ja vaatlemise kaudu saame midagi, mida rääkimine ei suuda anda. Me saame võimaluse õppida, kasvada ja tunda maailma kogu selle sügavuses. See on kingitus, mis rikastab nii meid endid kui ka kõiki, kellega me kokku puutume. Nii et järgmine kord, kui oled kellegagi koos, proovi rääkida vähem ja kuulata rohkem. Võta aega, et tõesti vaadelda, mis sinu ümber toimub. Sa võid olla üllatunud, kui palju see sinu maailma avardab. Aitäh ja peatse kuulmiseni!